Nüüd on kurdid ja juudid sageli kirjeldanud üksteist kui loomulikke liitlasi. Kaks rahvast, kellel on pikk tagakiusamise, ümberasumise ja enesemääramise eest võiklemise ajalugu. Iisrael oli ainus riik, kes avalikult toetas kurdi iseseisvusreferendumit 2017 aastal. Ja kurdi lippe nähakse siiani mõnikord koos Iisraeli lippudega meeleavaldustel ja kultuuriüritustel. Kuid hoolimata aastakümnete pikkustest vaiksetest sidemetest ja avalikust sümpaatiast suuremas osas piirkonnast, võib isegi avalik Iisraeliga suhete toetamine kurdidele poliitiliselt kalliks maksma minna. Meiega stuudios liitub kurdi-rootsi ajakirjanik Susanne Kitas, kes on seisnud palju sügavama strateegilise partnerluse eest Iisraeli ja kurdide vahel. Ja Jehuda Ben Yosef, Iisraeli kurdi-juudi kogukonna president. Suur tänu teile mõlemale, et te meiega liitusite. Jehuda, ma tahaksin tegelikult alustada väikese ajaloolise ülevaatega kurdi-juudi elanikkonnast. Me teame, et kurdi-juudid on elanud Kurdistanis sajandeid, kuid kui palju sellest sidemest ütleksite, et on tänapäeval Iisraelis alles? See side on läbi aastate Iisraelis olnud väga tugev. Me hoiame seda sidet alla. Mitte ainult kogukonna või Iisraeli riigiga, vaid ka hea ühendus kurdidega. Nagu te teate, kui mulla Mustafa Barzani oli Kurdistanis, saatis Iisraeli valitsus sõduri, et teda selles aidata. Ja ühendus valitsuse ja mulla Mustafa Barzani vahel, Barzani oli meie kogukond, kes rääkis keelt ja oli väga-väga huvitav ning ettevaatlik. Nagu te teate, on juudid elanud Kurdistanis 3000 aastat. Pärast templi hävitamist me rändasime Kurdistani ja jäime sinna kuni 3 korral, mil kurdi-juudid tulid Iisraeli. 3 korral nad tulid. Esimest korda tulid nad aastal 1880. Nad tulid kõigepealt Jeruusalemma, pühasse maale, tead küll, püha linn juutidele. Ja siis tulid Al-Roisse. See on väike küla põhjas, see on 2 sedrat. Ja tulid siia, et olla nähtavad siin Iisraelis. Pärast seda tulid nad aastatel 1926 kuni 1936. Paljud neist tulid, minu vanaisa. Sinu vanaisa tuli? Jah, ta oli suur rabi. Heebrea keeles ütleme tohuki kurdi juutide ülemrabi kohta, Chacham Bashi. Nii et ta tuli, ta unistas, et Iisrael eksisteerib, nii et ta läks jalgsi Damaskusesse. Ja Damaskus oli peatus, kust rong tuli Horšast ja Vašanikrast Jeruusalemma. Ja nad tulid Jeruusalemmasse Nehlaoti linnaossa ja me kutsume seda Shkunat HaKurds, Jeruusalemma kurdide naabruskond. Ja kõik mu onupojad olid Mahteretis, võitlesid Jeruusalemma ja Iisraeli eksistentsi eest. Nii et jah, kogu selle aja olime me heades suhetes kurdidega. Jah. Te olete tõesti seda suhet hoidnud. Aga Susanne, kui sa täna kurdidega räägid, olgu nad siis diaspooras või elavad nad ise Kurdistanis, kuidas Iisraeli tegelikult vaadatakse? Nii et Iisraeli vaadatakse väga positiivselt. Ja sellele küsimusele vastamiseks räägin ma veidi oma perekonna ajaloost. 1980-ndatel otsustas Iraagi araabia režiim kurdid välja saata. Nad deporteerisid umbes 500,000 inimest. Meie kuritegu oli see, et olime kurdid. Meil vedas. Pärast seda, kui nad olid kõik ära võtnud, võeti meilt ka kodakondsus. Nad lihtsalt viskasid meid Iraani välja, kus me läksime Iraani kurdi piirkonda. Nii et meid saadeti välja, sest olime kurdid. Iraanis oli pidev diskrimineerimine kurdide vastu. Seetõttu pidi mu perekond Iraanist lahkuma ja Süüriasse minema. Ja ma räägin Süüriast Hafez al-Assadi ajal. Ma ütlen teile, ma elasin Süürias kuni 12 eluaastani ja ma arvasin tegelikult, et olen araablane. Miks ma arvasin, et olen araablane? Sest Süürias sa võisid sattuda vanglasse, sa võisid minna vanglasse, sind võidi piinata ja mõnikord isegi tappa, kui sa rääkisid avalikult oma kurdi identiteedist ja rääkisid kurdi keelt. Ja nüüd 10 aastat tagasi ma tulin Iisraeli. Nii et pidage meeles, ma just mainisin Iraaki, ma mainisin Iraani ja Süüriat, kus kurdi identiteeti tugevalt alla surutakse ja diskrimineeritakse. Ja ma mäletan, kui ma maandusin Ben Gurioni lennujaamas ja piiripolitseinik küsis mult, sest mu passis oli kirjas Bagdad. Ja ta küsis mult, oled sa iraaklane või oled sa araablane? Ja usu mind, esimest korda Lähis-Idas ütlesin talle,
ei, ma olen kurd. Ta ei naernud mu üle. Ta tegelikult küsis, oled sa Sahhost või oled sa Erbilist? Ta teadis, mis on Sahho, ta teadis, mis on Erbil. Kurde on üle 50 miljoni. Vähemalt 50 miljonit kurdi, kes elavad piirkonnas, mida me nimetame Kurdistaniks, jagatuna 4 riigi vahel. Tänaseni eitavad araablased, türklased ja iraanlased meie õigust eksisteerida, samal ajal kui Iisrael tunnustab, et tegemist on kurdi rahvaga. Iisraelis tead kurdina olen uhke, et saan öelda, et olen kurd. Olen uhke, et saan tähistada oma kurdi identiteeti, oma kurdi kultuuri. Nii et vastuseks sinu küsimusele, see võtab kõik kokku. Karti arvamus kas see on õige. arusaadav? Kas kurdide seas on laialdaselt aktsepteeritud, et teie identiteeti siin riigis aktsepteeritakse ja isegi tähistatakse? Muidugi. Nagu Jehuda ütles, me rääkisime Mulla Mustafa al-Barazanist. Mulla Mustafa al-Barazani on rahvuslik liider. Ta on legendaarne. Kõik kurdid teavad teda. Kui ta soovis tulla ravile, tuli ta Iisraeli. Ja paar nädalat tagasi kohtasin endist Iisraeli kaitseva sõdurit. Ja ta ütles mulle väga uhkelt. Kui ma olin noor sõdur, 19-aastane, olin ma üks neist sõduritest, kes tegelikult kaitses Mulla Mustafa al-Barazanit, kui ta sai ravi Hadassa haiglas. Kurdid teavad seda. Teate, 1960-ndatel, kui kurdid sattusid Iraagis Iraagi paati fašistliku režiimi rünnaku alla, kes meid aitas? Õige. Iisrael aitas meid. Kas sellepärast sa arvadki, et seal, ma mõtlen, miks sa arvad, et seal on selline, loomulike liitlaste kuvand, mida jagavad nii kurdid kui ka iisraelased? Kõigepealt ütlen sulle, et juudid kogu maailmas kannatavad paljude inimeste tõttu. Kurdistanis nad kannatavad, aga mitte palju. Sa ei näe pogromme, sa ei näe asju, mida tehakse juutidele. Sest me oskame seal Kurdistanis koos elada. Ja kui sa elad hästi koos kohalikega, siis nad on siin, nad on seal. See loob lühenduse. Mulla Mustafa Barzani, kui ta tuli Iisraeli. Ta tahtis kedagi näha. Ta ütles, ma tahan näha Vadja Gabaid. Hadja Gabai oli keegi Tiberiases. Ta oli Kurdistanis väga rikas. Ja Mulla Mustafa Barzani mäletas teda kui rikast meest. Ja, nii et kui ta tuli, oli mu onu selles ametis, mida ma nüüd teen. Ja tänapäeval me ei Facebook, Instagram, sa pead ta üles leidma. Nii et me leidsime selle mehe ja neil on väike pood Tiberias. Ta müüb köögivilju ja nad tulevad kokku. Mind kallistavad üksteist. Igaüks kallistab teist. Jah, veel kord. Ja nad viivad Hadja Gabai Kurdistani, teevad temast ränduri ja ta tuleb siia tagasi. Nii et sa näed, millised on suhted sealsete inimeste ja siinsete inimeste vahel. Teiseks, nagu sa tead, Kurdistani vaenlased on ka meie vaenlased. Need samad vaenlased. Ja muud asjad, mis Kurdistanis religioonid, see ei loe. Sa oled juut, moslem, kristlane, kurdi identiteet on sellest tähtsam. Sa ei küsi temad kunagi, mis on tema religioon. Nad tahavad ainult teada, et sa oled kurd ja hoolid Kurdistanist. Kurdid. Nii et tead, ma tahan sinu poole pöörduda, Susanne, ja tõesti rääkida sellest, mida oleks vaja muuta, kui üldse midagi. Et ma arvan, et muuta see suhe avalikumaks ja tõesti edendada suhteid iisraellaste ja kurdide vahel. Ma tean, et selle teema ümber on palju tundlikkust, kuna see puudutab turvalisust. Jah. Kui Gideon Saar määrati oma ametikohale 2024 aastal, elasin ma Iisraelis. Ja kui Gideon Saar rääkis kurdidest, ütles ta, et kurdid on meie loomulikud liitlased ja kurdi rahvas on suur rahvas. Sul pole aimugi, see mees sai tõeliseks superstaariks Kurdistani kurdide ja diaspora kurdide seas. Mina kui kurd ja miljonid teised kurdid hindame tõesti väga seda moraalset toetust, mida saame sellistel poliitikutelt nagu tema. Me hindame seda, aga meil on vaja enamat. Meil on vaja enamat. Tead, see on tore, et meil on kõik need poliitilised avaldused, aga meil on vaja rohkem koostööd. Ja jah, kurdid elavad väga tundlikus piirkonnas. Ma ei ütle, et kõik peaks olema avalik, aga Iisrael peab avama otsese suhtluse kurdi juhtkonnaga.
ja tead, et edendada tugevamat suhet, sama suhe, mis meil oli 1960-ndatel kurdidega Iraagis. Meil on seda tõesti vaja. Ja teine asi, mida ma rõhutaksin, on juudi kogukond ja kurdi kogukond, eriti diaspooras. See on suurepärane võimalus, kui need kaks rahvast saaksid koos töötada. Ja ma olen kindel, et Jehuda oskab teile rohkem rääkida. Näiteks, mida me veel saaksime teha, et tugevdada seda suhet nende kahe vahel. Põhjus, miks suhted Iisraeli ja Kurdistani vahel on päevakorras, on see, et Iisrael tahab kogu Kurdistani ohjeldada. Kui kurdid ütlevad, meil on suhted Iisraeliga, tead, kõik sinu vaenlased tulevad vaese autonoomia kallale. Ja see oleks väga halb olukord. Nagu sa tead, praegu tuleb palju rakette Iraanist Arbilisse. Teine asi on see, et sa ei mäleta, ainus peaminister, kes toetas Kurdistani iseseisvust, oli Benjamin Netanyahu. Kui Massoud Barzani soovis Kurdistani iseseisvust, oli ainus. Selle toetaja. Toetus tuli ainult Netanyahult kogu maailmas. Hästi. Tahaksin teid mõlemaid väga tänada, et te meiega liitusite. On tõesti väga huvitav kuulda kurdi-juudi elanikkonna ajaloost, samuti teie kogemusest kurdina siin Iisraelis. Ma arvan, et töö, mida te teete, aitab loodetavasti kaasa mingilgi määral muutustele. Suur aitäh, et meiega liitusite. Aitäh.